Tere tulemast Argipäeva pool tundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja täna on meil siis saates külaliseks holistiline nahaspetsialist ja toitumisnõustaja Kaia Kartmaa. Tere, Kaia! Tere, milline rõõm on siin olla. Nii tore, et sa meie saatesse tulid ja veel nii tähtsal teemal rääkima ka. Mitte ainult naisi, vaid ka mehi puudutab see teema ju tegelikult. Ja nahatervis on miski, mis ei tohiks ju meist või ei peaks ju kedagi külmaks jätma, sellepärast et see on see, millega me kogu aeg kokku puutume. Me kogu aeg seda näeme, tunneme ja kui seal on ka mingisuguseidki ebamugavusaistinguid, siis sellest ei saa mööda vaadata. Ja just. Aga räägi alustuseks meile, kuidas sina üldse ettevõtluseni jõudsid ja kaua sa oled nüüd ettevõtlusega tegelenud? Seda mul on väga hea lihtne arutada, sellepärast et minust sai ettevõtja, kui jäin oma esimese lapse ootele. Enne seda töötasin pangas, olin juhtival kohal, olin lõpetanud natuke aega enne just Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna ja tundus, et karjäär on selline ilus ja helge ja kõik läks nagu täpselt nii, nagu pidi minema ja huvitav oli ja kõik muu. Kuni siis tuli üllatus, olin 23-aastane. Laps oli oodatud selles mõttes, et ei olnud üllatus. Aga sellel hetkel, kui ma sain aru, et ma olen nüüd lapse ootel, ma jään koju. Ja mina, kes ma olen kogu aeg olnud selline, et otsid kogu aeg nagu uusi väljakutseid ja tööalas ka, et kogu aeg mõtled, et okei, äkki kuidagi saaks huvitavamalt või põnevamalt või rohkem midagi teha või mingit muutust tuua. Siis järsku avastasin, oota, mis mõttes, et kas ma siis jäängi nüüd lihtsalt lapsega koju. Ja tundus kohe nagu selline tõsine error, et ei, võtta, nüüd ongi nagu huvitav nii, mis ma siis nüüd päriselt teha tahaksin, mida ma võiksin teha, sest minu jaoks tundus hästi loogiline kohe see, et kui ma jään koju, mul on vanemahüvitis, nii-öelda nagu puhver, justkui sissetulek, mille kaotamist ma ei pea kartma ja mul on 1,5 aastat vähemalt aega turvaliselt nii-öelda katsetada. Isegi siis, kui peaks midagi juhtuma ja ma ebaõnnestun, on mul isegi kuni 3 aastat ju võimalik minna tööle tagasi. Et seal on nagu hästi pika sellise nii-öelda nagu viitega oled sa sellises mõnusas kookonis, kus oma tegevusi nii-öelda tegema hakata. Ja ega siis ei olnudki muudki midagi, et firma sai tehtud õige pea, veel enne seda, kui päriselt lapsehoolduspuhkusele jäin ja jõudsin otsapidi ilumaailma, kuigi see ei olnud minu jaoks kunagi varem olnud selline suur hobi või mingi kirg, et ma nüüd ainult möksiks kuskil tagatoas mingisuguste purkide või potskadega, et ma arvan, et ma olin selline täiesti tavaline, lihtne noor naine, kes mingeid asju katsetas, sealt samast kuskilt suvaliste riiulite pealt mingeid asju võttis, vaatas, et ahah, toon on enam-vähem, on ju, et kui päris õige ei olnud ka, siis võtsid mingi muu asja järgmine kord ja väga ei mõelnud selle peale, mis toode see on või mis järjekorras või mingite süsteemidega neid asju kasutada, et midagi vaja oli, läksid ostsid kuskilt ja oligi kõik, et ei mõelnud üldse selle peale. Aga me olime juba varem keskkooli ajal ühe sõbrannaga nii-öelda katsetanud, et võiks ilu teemal midagi teha, aga tookord tema natukene nii-öelda kadus mul orbiidilt ära, et ühiselt midagi teha ja siis see nii-öelda klõks käis uuesti, et ja see ilu pool tundub nagu põnev. Ja tahtsingi küsida just ka see, et kuidas sa nagu just selle valdkonnani jõudsid, et ma saan aru, et pangandussektorist nüüd hoopis ilu valdkonda. Ma tegelikult alustasingi kosmeetikatoodetega ja võib-olla see oligi nagu see, et kuna see minu jaoks oli natuke selline mõnes mõttes nagu tumema, aga samas nagu tundsin, et ma hakkasin tegelema e-kaubandusega tegelikult. Ja mõte oli see, et mis tuli, et ma tahaks teha midagi uut, midagi huvitavat. See tähendab seda, et ma tahtsin Eestisse tuua mõne uue ja huvitava toote, mida siin veel ei ole, mis mujal maailmas oleks nagu olemas, mis oleks piisavalt pisike, et teda saaks mõnusalt postitada, on ju, ja mille hind oleks ka selline mõnus, mida oleks võimalik müüa sõna otseses mõttes, sellepärast, et kui tuled siia nagu ehku pealt, et osta endale kalleid tooteid sisse, mida müüma hakata, siis selle jaoks mul nagu raha ei olnud. Et esimese firma tegemise jaoks või kui ma ettevõtmise nagu tegin, oma esimese kauba tellisin ma tegelikult Koreast, selliseid ägedaid nõeltega rullikuid
nii-öelda tänapäeval on teatakse neid väga hästi, neid dermarollereid või mikronõelumise nii-öelda seadmeid. Ja tegin pisikese e-poekese ja mõtlesin, et nüüd ma müün, on ju. Raha ma võtsin tegelikult laenuna, võtsin väikelaenu Swedbankist, ma mäletan, ja panin nii-öelda kõik panti, mõtlesin, et okei, et kaup oli vaja ju osta, kelle 23-aastasel ju ei vedele seda raha sul nagu, et mitu tuhat nii-öelda praeguses vääringus näiteks nii-öelda nagu kohe võtta. Üldiselt ei ole, et on erandeid, aga minul ei olnud tollel ajal midagi. Oli küll see palgatöö, on ju, jooksev raha, aga varude mõttes ei olnud nagu sellist tagavara. Ja mõeldud tehtud. Aga ega see asi hästi välja ei tulnud küll kohe esimese hooga. See on nagu huvitavam lugu võib-olla. Sellepärast, et Eestis ei teadnud nendest asjadest mitte keegi mitte midagi. Ja kui mina üritasin nagu rääkida või midagi teha, siis tuli välja, et kõik vaatlesid, et sa oled nagu kuskilt kuu pealt, mis asja nagu. Ja see oli veel see aeg, kus sotsiaalmeediat sellisel kujul ju ei olnud. Ei olnud neid Facebook ega mingid asju, isegi Orkutit veel ei olnud, vaid olid ju foorumid igasugused. Ja mingi juhuse läbi, kuna kõik see info oli ju välismaine, ma olin kokku otsin, siis leidsin ma mingid Ameerika foorumid, kus tegelikult neid tooteid kasutati ja siis tegelikult sealt kaudu tulid mulle päriselt tagasi kliendid tulema. Ja see lõppeski sellega, et minu eesti keeles tehtud e-poeke sai ühe nädalavahetusega endale rahvusvahelise kuue ja ma hakkasin müüma tegelikult Eestist välja hoopis. Olid kliendid Austraalias, olid kliendid Ameerikas, Suurbritannias, ühesõnaga saatsin oma pisikesi pakikesi üle maailma igale poole ja ma tegelesin sellega päris pikalt, et ma arvan, et 6, 7, 8 aastat ja ma müüsin selle ettevõtte hiljem maha päris mõnusa summa eest. Tegin nii-öelda nagu exit'i, öeldakse moodsal ajal praegu, on ju. Et tollel ajal ma lihtsalt siis keskendusin sellele, et ma olin juba õppinud kosmeetikuks siis, sest kui ma hakkasin tegutsema ilumaailmas, ma ei olnud kosmeetikuks veel õppinud. See tuli natukene hiljem ja läksingi õppima sellepärast, et ma tahtsingi siis nüüd hakata teada päriselt, kuidas selle nahaga siis nagu on, on ju. Mitte see, et ma lihtsalt nii-öelda oskan valida koostist, vaid et mis selle nahaga siis süvitsi toimub ja läksingi kosmeetikuks õppima nagu teooria pärast. Ma tundsin, et ma tahaks seda teooriat endale alla saada. Aga praktikas juhtus nii, et kui ma praktikasalongi jõudsin, ma õpingute ajal ja kui ma esimest korda klienti puudutasin, nagu nii-öelda näohoolduse mõttes, sellise mõttes, siis ma sain aru, et oh my god, see on nagu päriselt äge. Et see inimesega suhtlemine ja olemine, kui sa enne seda võib olid nagu lapsega kodus, on ju, siis olid nagu teine laps sündis ka vahepeal, muudkui olid nagu kodus oma mulli sees ja nüüd ma sain nagu teiste naiste juurde ja kuidagi sellisesse, see oli hoopis teine elu siis juba kohe, nagu tundus, et jah, nüüd ma olen õigel teel ja vaata siia ma olen nagu jäänudki. Kas sa oled muidu proovinud ise ka mingeid näohooldustooteid teha? Ma tean, et ilumaailmas, kes kosmeetikud on, et ikka on nagu mingil hetkel proovinud. Mina ei ole ja ma ei ole sellepärast, et ma tegelikult olen mõnes mõttes teadususku. Iseenesest ma ei näe sellest ka midagi halba, sellepärast et see on täiesti okei nagu suund, kuhu minna, aga ma näen tihti seda, et kui tegelikult, kui nahk on haige, siis sellest ei piisa ja mulle need haiged nahad nagu meeldivad. See on nüüd nagu friki natuke. Kuidas ütleb, mulle need haiged nahad meeldivad. Aga haige naha puhul on nagu selline spetsiifika, et kui rääkida näiteks nahast, et mis juhtub siis, kui nahk on haige, et naha pinna peal, et naha pH läheb paigast ära. Meie nahk on naturaalselt kujul kergelt happeline nii-öelda, kui on nahahaigus ükskõik milline selline või ka see nahabarjäär on nagu katki, nahk on kiskuv, kuiv, punetav, tundlik, mis iganes punnikestega, ilma punnikesteta, kui seal midagi toimub, siis üldiselt on naha pH paigast ära. Ja ma näen oma töös, et tegelikult see töö hapetega natukene selline spetsiifilisemalt suudab kõige kiiremini anda tulemuse. Nii et ma ei olegi jõudnud tegelikult sellele ise tegemise juurde. Mingil perioodil ma korraks mõtlesin selle peale, aga siis ma mõtlesin, ei, et minus ei ole sellist teadlast, et ma hakkaks neid koostisi arendama või katsetama, vaid ma mõtlesin, ma keskenduks pigem siis sellele, et kui ma oskan tunnetada ära, mida see nahk vajab, siis ma usaldan neid, kelle kirg on neid nagu retsepte ja valemeid välja mõelda ja töötada, et ma usaldan neid nii-öelda justkui ja keskendu ise sellele, mida ma siis ise kõige paremini oskan. Ja, väga hästi. Aga ma küsin nüüd sinu valdkonna kohta, et lihtsas eesti keeles, mida tähendab üldse holistiline nahaspetsialist? See tähendab tegelikult seda, et meie nahk ei sõltu ainult nahahooldusest ja see on ainult üks osa.
on see, mida me siia naha peale paneme või mida me selle nahaga teeme. Et tegelikult sõltub nahk, ta sõltub sellest igapäevasest hooldusest ka. Ta sõltub sellest mikrobioomist, mis meil siin on. Ta sõltub toitumisest. Ta sõltub vee tarbimisest, ta sõltub erinevatest, kuidas öelda, sellistest triggeritest või faktoritest, millega me nagu õhu kaudu näiteks kokku puutume, seesama UV-kiirgused, ekraanikiirgused tänapäeval. Siis liikumine, unekvaliteet, stressitase on väga tugevalt mõjutab naha heaolu. Toitumisest rääkimata, veel tahaks veel öelda, et toitumist nii palju, suitsetamised, alkoholid, nii-öelda see kõik võib-olla selline keemiline maailm, millega me kokku puutume alates riietest kuni pesuaineteni, on ju, et see on nii palju erinevaid faktoreid on, mis tegelikult seda naha tervist mõjutavad. Ja kui minu juurde jõuabki nagu klient, kes tegelikult on aastaid hädas olnud, ja ta ei ole suutnud nagu välja trigerdada, või õigemini nagu nahahooldustoodetest nagu abi saanud või välja nagu peilida, mis teda tegelikult trigerdab, siis tuleb hakata kõiki neid asju lahkama. Ja see tähendab seda, et kogu see süsteem on tervik, keha on tervik, nahk on lihtsalt üks organ ju. Tegelikult täpselt nii, nagu on süda ja nagu meil kasvavad võib-olla juuksed on ja kõik muud, ta on lihtsalt üks osa sellest. Aga ainuke võib-olla see tundlik koht ongi see, et see nahk paistab välja, me näeme seda. Ja see ongi see holistiline osa seal, sest ei saa vaadata ühte ilma teiseta. Ja kõige teravamalt peab vaatama toitumist, aga teised faktorid on kõik sama olulised. Ja, aga millised on üldse need peamised mured, mille poole sinu poole siis pöördutakse? Et kas seal on päris nagu probleemne nahk või on ka näiteks naiste puhul, et see kortsud, hormoonid, mis mõjutavad hästi palju näonahka, et kas ka sellistel puhkudel või pigem ongi juba täiesti probleemsed nahad? Üldiselt suurem osa on tegelikult ongi akne, on punnikesed, on nahapunetus, sellised tundlikkused, ärritused, ei tunne ennast oma nahas hästi. Ja kui kõik need asjad on korda tehtud, siis jõuad ka selleni, et tegelikult võiks see nahk värskem olla. Kortsukesi võiks vähem olla, nahk võiks tunduda kergem, rohkem pinguldatum, on ju. Et need kõik aspektid tegelikult on olemas. Sest alati on see, et isegi kui seal on nagu mingisugune selline nagu haiguse aspekt parasjagu juures, nagu päriselt mingisugune mure, mingi hetk, kui sa selle saad nagu korda, siis jõuad ikkagi selleni, et tahaks nüüd lihtsalt hoida seda head tulemust, on ju, ja hoidagi seda värskust ja ilu nii-öelda. Jaa. Aga kuidas sa üldse leiad kliendi jaoks selle sobiva meetodi või ravi, et millega siis temaga edasi minna? Et ma saan aru, et see ongi pigem selline taustatöö, kus sa siis kõigepealt uurid toitumise ja kõik poole välja ja siis vaatad, mis edasi teha. Tegelikult näiteks hea näide on, et olenemata sellest, et kas ma kohtun nüüd kliendiga nii-öelda kabinetis või ma kohtun temaga veebi teel, sest teen ka veebikonsultatsioone Zoomi kaudu, mis tegelikult on täiesti suurepärane viis võtta tund aega ja lihtsalt arutadagi läbi, et kõik aspektid. Alati alustame ikkagi nahahooldusest. Õigemini tegelikult alustab sellest, et mis sul üldse on, millal on probleem alanud, mis võiksid olla need triggerid. Naiste puhul on väga palju näha peale rasedusi, tekivad probleemid. Seal on konkreetne seos tegelikult sellega, et seesama, kuidas öelda, sellesama beebi nii-öelda kasvatamine enda ihus võtab meist endalt nii palju toitainete aspekti koha pealt. Ja need on just tihti ka need kohad, kus sa siis oledki võib-olla veidi mugavam olnud või mõnel on rasedused ka keerulised, nad ei saagi praktiliselt midagi süüa, kõik asjad ajavad sees keerama. Et sul ongi nagu sellised toitainete tasakaalude probleemid, aga beebi võtab kehast nagu kõik välja, mis võtta annab. Ja siis, kui see rasedus läbi saab ja see hormoonide möll otsa saab, siis tulevadki mingisugused teemad välja. Et ikkagi läbi vaadata, et kus on probleemid tekkinud, miks nad on tekkinud ja kui olla juba nagu 10-15 aastat selle sees olnud ja nii-öelda nagu õppinud süvitsi neid asju, siis tegelikult sa saad aru, et seal on korduvad mustrid taga, mis erinevatel põhkudel on. Lihtsalt erinevatel inimestel on siis nagu natukene erinevate aspektidega ja need tulevad vestluste käigus välja. Nahahooldus, mis on kasutuses, on ju, mis ei ole kasutuses. Kui palju on üldse sellist nagu järjepidevust nahahoolduses. Et kas sa nagu kogu aeg võtad uue kreemi, et kasutad 1,5 kuud ära ühe asja, kui see tuubikene on otsas, võtad uue, järgmise, jälle järgmise. Või sa tegelikult lased sellel päriselt toimida. Sest naha uuenemine on palju aeglasem võib-olla, kui siga arvatakse. Räägitakse kogu aeg see 28 päeva, on ju.
tegelikult praegu uuringud uuemad näitavad, et see on kuni 2 kuud. Mida vanemaealine, see isegi veel aeglasem. Et selleks, et näiteks mina oma kliendile soovitan mingit toodet, on ju, et näha, et kas ta siis päriselt nagu hakkab efekti andma või ei, et siis ma enne 2-3 kuud hea meelega üldse mingit vahetust ei teekski. Rahulikult kasuta kõigepealt, nagu võib-olla mõne toote puhul on vaja üldse ka harjutada kasutama. No näiteks praegu on ju ka moodsad igasugused retinooli tooted ja nii edasi, mis kodukasutusse on ju kõik nii kättesaadavad, ka väga tugevate kontsentratsioonidega juba. Aga väga palju jõuab seeläbi ka kliente nii-öelda salongi või nahamurega enda juurde, kus on mure, et nahk kisub, kuiva, punetab, imelikud punnid on järsku tekkinud, aga siis hakkad uurima, mis tooteid sa kasutad, siis tegelikult on ise need ärritused endale toodud. On ju, et noh, seal on nagu selliseid agasid, ütleme nii. Ja kui see nahahoolduse pool on nagu teada, see taustainfo on ka teada, siis jõuad nagu selle toitumise poole ja une poole ja kõikide nende poole. Et ega siis muud ei olegi, siis lihtsalt kaardistada ära ja siis saad hakata soovitusi andma. Jälgida seda, sest vahest ei tule inimene nagu selle pealegi võib-olla või mure, kellel on mure, et see sama, mis kell õhtul ta magama läheb, et see ka võib mõjutada, kuidas ta nahk on. Ja siis on see, et kui sa nagu oskad nagu rääkida nendest asjadest, siis tekib see, ahaa, okei, ma ei ole selle peale nii mõelnud, aga nüüd see tundub loogiline. Seda on hästi palju. Nii hea. Näojooga, mis sina sellest arvad ja kas see on midagi sellist, mida üks inimene peaks enda kas igapäevasesse või palju iganädalasse rutiini sisse võtma? Oled sa oma klientide pealt näinud, kas see annab mingeid tulemusi ka? Nägu on ju tegelikult suures, siin on ju igal pool lihased täpselt nii nagu igal pool mujal kehas tegelikult. Et kui näojooga eesmärk ongi ju hoida tegelikult lihaseid aktiivsena, parandab lümfiringet, jääkainete naha seest ja kogu keha, siit piirkonnast ju välja viimist, et tegelikult on väga positiivne. Sellepärast, et see on nii nagu üldise füüsilise liikumisega, sest tegelikult kogu keha tervise aspektis on see liikumine hästi oluline. Aga samas tuleb jälle võib-olla ütleme siis nagu ma nagu päris sellist fanaatilist nagu ülepingutamist, nii nagu füüsilise treeningu puhulgi, seda nagu ka ei soosi, sest siin on jälle see küsimus, et kui sa teed asju järjepidevalt, pikaajaliselt, siis nad toimivad väga hästi tegelikult. Aga võtmesõna ongi võib-olla see järjepidevus, mitte nii, et ma nüüd haaren ja tellin omale need ägedad kupud on ja millega ma möllan, siis möllad ära, siis vahepeal on paus, sest sa möllasid nii palju, et nüüd enam üldse ei viitsi. On ja unustad ära kõik sahtlisse, siis avastad ennast jälle, okei, nüüd tuli mingisugune uus, et nüüd ma teibin, on ju, siis ma möllan nendega natuke aega, siis unustad jälle kõik ära, siis on mitu kuud mööda on ja siis avastad uue. Nii, et võib-olla selline kaootiline, selline siia-sinna, selline pühendumine, ma nagu seda võib-olla niipidi justkui ei poolda või kui kliendid ka küsivad nõu või midagi, et kui sa oled nagu järjepidev sellega, siis on jumal äge tegelikult. Absoluutselt tee, on ju, ja näe, nii-öelda pööra tähelepanu, sest ma usun siiralt sellele ka, et millele sa nagu heas mõttes tähelepanu pöörad, seal toimub ka nagu, kuidas öelda, nagu progress millegi hea suunas, on ju. Vahet ei ole, mis see on sinu elu aspekt, on ju, olgu see siis suhe oma lapse kalli kaasaga, olgu see sinu ettevõte, on ju, millega sa tahad kasvada. Ja kui sa talle nagu seda tähelepanu ja energiat pühendad, siis ta muutub. On ju, aga järjepidevus loeb. Nii hea. Kas sa oskad äkki soovitada ka mõnda näolihaste harjutust, mida võiks teha? No kui me räägime näo nii-öelda, kuidas öelda, mina ise nii-öelda näojooga eksperte meil on Eestis väga palju ja mina ennast ise selleks kindlasti nagu ei pea. Aga näiteks kasvõi kui ütleme nägu kreemitada, võib-olla kõige lihtsam asi, mida igapäevaselt kogu aeg tehakse või kui alustada üleüldse nagu sellest, et kui nägu puhastada, mis siis on ju, võib-olla see, sest näopuhastus on võib-olla hoopis see aspekt, mida tegelikult kiputakse ära unustama. Sellepärast, et või tehakse seda kuidagi natukene nagu juhuslikult või kord tehakse ja õhtuti tahetakse nagu natukene laisk olla. Niiviisi, et äärmisel juhul võib-olla mingi mitsellaariga kergelt üle käia. Et see õhtune näopuhastus võiks olla kõige selline põhjalikum ja võtta selleks aega. Et ikkagi nagu mitte lihtsalt ainult vatiga siuh-siuh kiirelt üle käia see nagu, vaid tegelikult õhtune puhastus võiks olla pigem rahulikult nii-öelda õrna puhastajaga ja päriselt nagu mudida see nahk üle. Mida see mudimine ju annab, et tegelikult see kerge mikromassaaž nagu niiviisi, kui sa käidki rahulikult kõik üle, see juba iseenese stimuleerib seda verevarustust siin naha all. Sest nahaalune on ju kõik pisikesi kapilaarikesi täis on ju ja kui sa siit nagu käid ja liigud, siis see kõik aktiveerib naha ära. Pesed ilusti korralikult ära, see võiks kesta tegelikult minutike 2
samamoodi, nii nagu öeldakse hambaid pesa, võta aega, pese siit natuke, siit natuke, siit natuke, näed, sa tead, et sa oled kõik nurgad ära käinud. Et näo peal samamoodi, et võta rahulikult. Et võta, kujuta seda nagu justkui kvaliteetaega iseenda heaks. Et ei ole kiiret, on ju, et see ongi minu hetk. Ma pühendun iseendale, on ju, et noh, me kogu aeg kiirustame. Ma ise kogu aeg mõtlen, ma räägin kogu aeg, hakkan nii kiiresti rääkima, jälle tuleb kiirust, mitte endale ka. Okei, rahu. Et noh, ma tegelikult olen siin selles hetkes, et noh, pühendu sellele korraks rahulikult. Kui sa pesed selle näo ära, siis see kreemitamine on ju, et gravitatsioon teeb meil oma töö kogu aeg, kõik kisub meid justkui nagu allapoole, et võib-olla kreemitades siis hoida seda suunda ülesse poole pigem. Poolest nagu siia kõrvade suunas nagu niiviisi, et kui mudid, et täiesti okei on, et kui mudidki teda siis nii-öelda 10 korda siia ühte suunda, et hoidagi ülesse poole, kuhu tekivad naistel jooned siia, on ju. Et suund olekski siia ülesse poole, on ju. Samamoodi, kus tekivad kurrud teistpidi, et siin vabalt võib ka siksakitada teda nii-öelda naha sisse, seda kreemitamist, on ju. Et anda talle natuke sellist teistpidi liikumist sellele staatikale, mis sul võib-olla nagu muidu kogu aeg on. See on võib-olla selline lihtne, mida kõik saavad teha. Et kui kuskilt ikkagi midagi vajub kokku, siis see liikumine peaks olema teda nagu lahti suuna. Sest kui tekivad juba sügavad kurud ja kortsud, siis oma olemuselt on nahastruktuuri mõttes justkui nagu armid. Kokku kukuvad niimoodi. Et see hoidmine seda, et nad ei vajuks niimoodi kokku, et see on nagu see võti. Ja ikka gravitatsioonile vastu. Ja, et mul oligi see kortsudega seotud küsimus ka, et kuidas ise nii-öelda kodus nagu kaasa aidata sellele, et seal ongi see väga oluline just see suund, mis pidi seda nahka liigutada või kreemitada ja ma olen kuulnud vist, et väga ei tohiks nagu ka sikutada seda nahka, et kui sa ise seda kuiva nahka kuidagi nagu sikutad liiga palju, et siis see teeb nagu ka, et ei tohi nagu venitada, et sa pead mõõdukalt tegema kõike. Ja ma usun seda ka, et just nimelt see mõõdukus on ju. Aga noh, võtame näiteks kortsud, on ju. Mis naha sees siis toimub, kui hakkavad kortsud tekkima tegelikult? See on naha all nii-öelda kollageni elastini kiud on need, mille nii-öelda, kuidas öelda, nende rohkus naha sees nii-öelda väheneb. Aga millest need kollageni elastin sinna naha sisse tekivad, millest need nii-öelda protsessid toimuvad, kuidas ta siia naha sisse jõuab, on ikkagi jällegi läbi toitumise. Et tegelikult on väga suur roll selles, kui värske, kui nooruslik, kui selline, kui sa vaatad nagu 20-aastase või 18-aastase nahka või kellel on kodus teismelised on ja 15-aastase nahka, siis vaatad, issakene, ta on nagu beebisile põhimõtteliselt, et kui need tulevad, kurdavad vahest, et emme, ma ei tea, mis mul siin on, siis sa vaatad, jumal, sa oled täiuslik nagu. Sul ei ole seal mitte midagi. Et kui sa vaatad seda nooruslikku sellist prinki ja sellist pompsu mõnusat nahka nagu niiviisi, et selleks, et sellist nahka hoida, siis eeldab see toitumisest ka hästi värsket toitumist. Mida rohkem on toidulaual sellist rohkelt töödeldud toitu, pakenditoitu, kõik, mis on nii-öelda pakendist avatav, on ju, mida rohkem on soola, ütleme sellist vorstitooteid, juustutooteid toidulaual nagu niiviisi, seda rohkem see kuivatab keha ja seda kuivemaks tõmbab see ka naha nagu niiviisi. Ja kui tahta, et see nahk oleks hästi selline värske ja et seal neid purrukesi ja kortsukesi ei tekiks, et siis selline värskus tuleb ainult värskest. Võib-olla võiks öelda nii. Ja, väga hästi. Kas sa saad meil äkki kuulajatele ka anda mingeid soovitusi, kuidas ise kodus oma naha eest hoolitseda või mida siis igapäevaselt üldse teha? Et kas kehtib pigem see less is more põhimõte või siis pigem nagu mida rohkem, seda parem? Mina olen pigem selle vähem usku, sellepärast, et ma näen pigem siin, ütleme siis liiga äärmusesse selle lessiga ei tohi ka minna. Et kui ütleme 40+ naine ikkagi peseb nägu ainult veega ja see ongi ka nagu praktiliselt kõik, mis seal nagu tehakse, et siis sellest võib ka väheks jääda. Et nii vähe võib-olla ka mitte ja ma just võib-olla rõhutakski välja jälle seda puhastust. See on nagu nii oluline, sellepärast et see maailm, millest räägitakse meile näiteks igast toidu aspektis ka, et siin on üks mikroplastid meil igal pool sees ja asjades, et ega kõik see, mis meie siin see õhus on, eriti kui sa elad nagu linnakeskkonnas niiviisi, et see õhus lenduvate, jumal teab mille nagu kontsentratsioon on päris suur ja meie nahk oma loomult tahaks ikkagi nagu puhas olla. Ja kaitsebarjäär on ka nagu selline nagu nahal, ütleme siis nagu õrn, et mida rohkem sinna kuhjub igasuguseid nii-öelda pahalasi, on ju, vahet ei ole, on need siis elusad või elutud osakesed, on ju, siis nad nagu takistavad seda naha normaalset funktsioneerimist.
nii-öelda seda, et see nahk ise suudaks ennast nagu terve ja värskena hoida. Et siis see puhastuse teema on nagu võib-olla kodus kõige olulisem, et võiks ikkagi olla õrn selline kerge puhastaja. Ja ohumärk minu jaoks on alati see, et kui inimene ütleb, ma pesen näo ära, et nägu nii hirmsasti kisub. Tegelikult seda kiskumistunnet ei tohiks nagu kodus puhastajaga olla, et kui on, siis tuleks puhastajat vahetada. Et Milline see hea puhastaja üldse on, millega puhastada, et kas peaks olema nagu naha peale jäetav või ikkagi maha pestav, et milline see on parem? minu enda eelistus on maha pesta ikkagi tegelikult. Et noh, siin tuleb jälle mängu see, et kui on ikkagi nahk võib-olla ekstreemselt kuiv, seal on nagu niipidi võib-olla mingisuguseid nagu ebamugavusi, et siis vahest on see, et soovitatakse neid õlibaasil nagu tooteid, on ju, et nad justkui natukene nii-öelda taastavad seda naha kaitsebarjääri, on ju, aga pigem ikkagi maha pesta, sellepärast et need järgnevad tooted on loodud selle jaoks, et nii-öelda jõuda sügavamale naha sisse nii-öelda, et puhastus on ikkagi naha ettevalmistamine, siis nii-öelda, kuidas öelda, sellest saastast vabanemine ja ettevalmistamine järgmisteks nahahoolduse sammudeks. Nii on nagu kontseptsiooniliselt tegelikult neid kosmeetikatooteid nagu, kui välja töötatakse, nagu nii-öelda luuakse, on ju, et sest need aktiivained ja päriselt toimeained, mida me oma nahale tahame, need tulevad ikkagi järgmistest toodetest. Et aga on ka neid, kes puhastavadki naha lihtsalt mingi õliga, on ju, täiesti tavalise mõne ostetaksegi lihtsalt mingisugune õli, on ju, naturaalne õli. Kui me räägime looduskosmeetika kontseptsioonidest, asjadest, see on ju täiesti okei, on ju, kui ta on selline puhas. Aga paljude nahkade puhul ikkagi lihtsalt see õli nahale kandmine nagu sellest ei piisa. Ja enamus, ütleme 80% laias laastus nendest, kes kurdavad, et neil on kuiv nahk, et justkui tahaks õli panna, siis tegelikult on nad väga sügavuti hoopis dehüdreeritud ja niisutuse puuduses. Et aga kliendil endal on vahest nagu kodus seda endal raske nagu vahet teha. Kumb ta tegelikult on. Jaa, vahepeal paar kuulajat on ka kirjutanud, et Triin kirjutab, et tema on täheldanud, et keto ja paastumine on teinud naha kauniks. Ja Elle siin ka on kirjutanud, et tema on märganud just, et piimatoodete tarbimisel tekivad punnid. Et piimatoodete puhul vist ongi see rasvane, nagu sa enne rääkisid just, on ju? Aknenaha puhul ka, et kui ikkagi on punnikestega probleeme, siis peaks lehmapiimatoodete osas olema üsna tagasihoidlik. Et minu soovitus alati siis esimene asi on lehmapiimatooted üldse välistada. Teine teema, kui on naha mingisugused mured, siis kindlasti gluteen, nisutooted võiks olla need, mida kindlasti välistada kohe. Sellepärast, et gluteen on see miski, mis tekitab soolestikus põletikku ja sealt tuleb väga palju nahaprobleeme, et läbi selle nii-öelda soolestiku ja naha omavaheliste seoste. Et just läbi selle, et kui soolestik on põletikus, siis jõuab verre liiga nii-öelda aineid, mis sinna ei peaks jõudma. Ja kuna verevarustus on meil üle kogu keha, kuni naha siis nii-öelda pinnani välja, siis see on see, mis paljudel tekitab nahaärritusi, tekitab põletikke, punetusi, et enda töös seda näen päris palju. Jaa, aga ma võtangi selle teise teema nüüd siia juurde kohe, et sa ju lisaks tegeled ka toitumisnõustamisega ja pikemalt välja öeldes siis interaktiivse dermatoloogilise toitumisnõustamisega. Et mis see siis endast kujutab? Et see sõna, see väljend on lihtsalt nii pikk ja keeruline. Ja see väljend on pikk ja keeruline ja tegelikult võib-olla ma ei tookski rõhu sellele mõnes mõttes justkui toitumisnõustamisele, vaid just sellele naha ja toitumise seosele. Et tegelikult kuna see on selline põnev eriala, mida ju Eestis veel ei õpetatagi, et õpin seda tegelikult Suurbritannias ja see on päris suur teema. Sellepärast seesama see holistiline aspekt on ju nii-öelda, et kuhu see nii-öelda justkui kokku siis viibki ennast, ongi see, et millest meie keha koosneb, millest ennast üles ehitab, on ju, samamoodi naha aspektist. See kõik on see, mis tegelikult tuleb meile nii-öelda söömise kaudu. Ja mitte midagi ei ole nagu nii-öelda teha, igal tegelikult naha haigusel ja sellisel toitumistel on nagu omad mustrid, mis seal sees on. Et noh, kõige suuremaid probleeme ikkagi tekitab see, et inimesed ei loe toidupakendite silte, mis seal toidu sees tegelikult on. Et kui me räägime nüüd sellest, et kuidas siis nagu oma läbi toiduvalikut oma nahka hoida, on ju, nii-öelda, siis tegelikult esimene minu soovitus olekski see, et palun loe silte, mis sa sööd. Et naha seisukohast terviktoit peaks olema nagu see, kuhu poole liikuda. Siin tuleb mängu see, et aga ma käin tööl, mul ei ole aega siin neid koorida ja
hakkida ja hautada ja möllata, et lapsed tahavad süüa ja nemad ei söö midagi ja mina võin neid köögivilju ainult ise süüa ja umbes, et lapsed nagunii neid ei söö, et ma teengi neile siis neid makarone ja vaatan, mis ma siis sinna sisse lõigun või nad söövad neid paljalt ketšupiga või kuidas, kust peres on ju, et vahest pannakse mõnes peres hakkliha ka ikka või midagi head on ju. Et see mugavustoitude ja pakenditoitude foon on nagu väga problemaatiline. Seal on väga palju rasva sees, seal on väga palju soola sees, sellist massi siis nii-öelda, mida meie keha tegelikult ei vaja. See keemiline koormus nagu rääkimata üldse, kui seda Mendelejevet vaadata, on ju. Et on väga palju lisaaineid, mis muudavad, eriti näiteks kui tegemist on noortega nagu nii-öelda nahatervise aspektide koha pealt, siis näiteks lihtne toidu lisand naatriumglutamonaat on ju, maitse tugevdaja, mida on väga paljudes toiduainetes sees, mis põhimõtteliselt muudab ajukeemiat lastel ka niimoodi, et nad ei tajugi enam seda piiri, kus neil nagu kõht täis saab, vaid süüaksegi üle nii-öelda. Ja kui sa sööd üle väga rasvaseid ja päriselt nii-öelda nagu ebatervislikku toitu, sul seda nagu piiri ees nagu ei ole, mis peaks olema, siis sealt tulevad need probleemid lihtsalt juurde. Et midagi ei ole teha. Et selle poolest on see toitumine nagu põnev, et ma arvan, et kui minu kuulajaid siin muidu ka nagu on, siis ma arvan, et kõik teavad, et ma räägin kõige rohkem köögiviljadest ja puuviljadest. Ikkagi sellepärast, et need antioksüdandid ja toitained, mis on seal sees, on need, mis meie keha ehitavad ja mis toitainetena meie keha vajab nii-öelda. Seal on needsamad aminohapped sees, mida meie nahk vajab nii-öelda, mida need lihased vajavad kõik selleks, et hoida neid omas toonuses, et kollagen on samamoodi proteiin ju tegelikult, et millest ta tuleb aminohapetest. Aminohapped kõige rikkalikumalt nii-öelda, kuidas öelda, laia spektriga meie kehale nagu kergelt omastatavad on jälle hästi, mida rikkamalt on taimsed, seda parem on see nahaseis. Kas kollageen on üldse midagi sellist, mida peaks iga inimene mingist vanusest lisaks siis tarbima, et hästi palju müüakse ju neid toitaine või erinevaid pulbreid ja mis need poes kohe on, et kas see peaks olema nagu menüüs sees kohe lisaks või pigem mitte? Mina ütleks seda, et kuidas öelda, ma tegelikult lisandite mõttes nagu selles mõttes, et keha nagu lisatoidu mõttes ja nii-öelda looduslike lisanditega toetamise osas mina oma kliente toetan päris palju, kellel ikkagi on tugevamad põletikulised nii-öelda nahahaigused, siis vajab nende keha toetamist läbi soolestiku toetamise ja läbi sellise põletikufooni mahavõtmise nagu niiviisi. Keha vajab tegelikult toetust, sellepärast et kui tekivad mingisugused toitumisega nagu, kuidas öelda, nahas mingisugused mured, olgu selleks siis kasvõi see struktuuri nii-öelda halvenemine on ju, mis on kollageeni nagu vähenemine on ju, aga kollagen on ju kogu kehas on ju, et läbi taimse tegelikult võiks selle kätte saada, aga ma näen reaalselt inimeste toitumise pealt, et selle köögivilja ja nii-öelda maht, kus need aminohapped ka tulevad, kus see kollagen tekib, millest tehakse kollagen on ju, et see on vähe, see on väga vähe, mida tegelikult päriselt süüakse. Et nii võiks ju justkui öelda, et jah, võiks küll. Aga see sõltub ikkagi toitumise profiilist täiesti. Et aga neid kollageene on ka erinevaid, et müüakse ju kapslitena ja on olemas pulbrid, et mida sina siis pigem soovitaksid, et kumb see parem on? Sest mulle tundub, et need pulbrid ka tihtipeale tegelikult sisaldavad hästi palju kas lisatud suhkruid või suhkruasendajaid, mis ka tihtipeale ei ole nagu looduslikud, ehk et ei ole nagu kõige parem variant. Kuna mina ise isiklikult kollageeni lisatoiduna ei tarvita nii-öelda nahaspetsialistina ja valdav enamus kliente mul ka mitte, vähemalt minu soovitusel mitte. Millised on paremad? Mida vähem lisaaineid on sees, ma arvan, et siin peaks ikkagi lähtuma jälle sellest pakendi lugemisest, mis seal sees on, sellepärast et kui me räägime sellest, et mis see kollagen teeb, kui ta meie kehasse jõuab, on ju, ta tegelikult läheb ju seedimisse, ta läbib seedimise nii-öelda lagundatakse seal osakesteks, siis see kollagen, mis kujul ta sisse tuleb, ega see ei ole see vorm, mis vormis ta meile nüüd kehas kuskile nüüd läheb kohe hops naha sisse, on ju. Ei, ta tegelikult lammutatakse laiali nendeks samadeks aminohapeteks, millest see kollagen nii-öelda meie kehas üles ehitatakse uuesti ja põhimõtteliselt läheb nagu sellisesse
nii-öelda keha sees nagu varudesse, ütleme niimoodi, nende üksikute aminohapetena. Ja siis, kui meie keha arvab, et vot, mul on siia nüüd liigeste juurde vaja või siin mul on vaja siia naha juurde või siin mul on vaja teda kuskile mingisugusesse muusse kohta. Ja siis ta sealt nagu varudest nii-öelda neid aminohappeid korjab ja muudkui rakukeste sees nii-öelda uusi proteiine nii-öelda valmis ehitab, on ju. Et on oluline hoida seda toidulauda nagu rikkalikuna, on ju. Ja kui vaja on, siis samamoodi toetadagi mingi lisandiga, aga silte lugeda. Et ja kui ise nagu ei ole päris kindel, kas mis ained seal nagu peaksid olema sees või mis ained ei peaks olema, siis pigem konsulteerida siis kellegiga, et kes nagu on selle sees, et mis ta teeb ja võib-olla siis juba sellest aspektist, mitte see, et kas ma võtan seda juurde, vaid seda, et miks sa seda võtta tahad. Mis on see su eesmärk, vaata? Sellepärast, et tegelikult nagu, kui sa konsulteerid spetsialistiga, siis võib välja tulla hoopis see, et see eesmärk, mida sina tahad saada, oleks nagu kergemini saavutatav veel mingisuguste selliste teistsuguste, kas siis lisatoodetega või siis nahahooldusega või mingisuguste enda harjumustega, et kuidas sa seda nagu saada tahad, sest lihtsalt elades nii-öelda mugavuselu, võttes kollageni lisandit, ei tee sind väga palju nooremaks. Või ei hoia väga palju nooremana, on ju, et noh, ta on justkui nagu mugavustoode, on ju, mis toetab, aga see ei hoia sind tegelikult noorena, on ju, aga neid toetavaid asju on nagu väga-väga vaja. Mida mina nagu enda töös kõige rohkem näen ja nii-öelda lisatoiduna kindlasti soovitan, on tegelikult oomega. Sellepärast, et oomega on seotud põletikuga ja selliste nii-öelda, kuidas öelda, normaalsete rakkude funktsioneerimisega. Et ja kuidas ta nagu, mida ta teeb tegelikult, on see, et me saame oma toidust võib-olla, me saame liiga palju oomega-6, oomega-6 ja 3 on nagu need, mis pidevalt on nii-öelda jutus, mille pärast neid oomega lisandeid võetakse tegelikult üldse nii-öelda. Oomega-6 on see, mis tekitab meie kehast põletikku ja oomega-3 on siis nagu see, mis seda põletikku alandab. Kui oomega-6 on liiga palju ja seda saame me taimsete rasvadega, selliste nii-öelda valmistoitudega väga-väga palju, on ju, et kui me seda saame liiga palju, siis kehas on põletikufoon liiga suur. Ja tavaliselt praegu keskmiselt on inimestel see põletikufoon liiga suur, noh, ütleme 20 korda rohkem on põletikku peaks olema, 15 korda. Ja et kui rääkida sellistest nahapunetustest, tundlikkustest, siis see kõik on see foon, mis seal taga on. Et pigem, kui valida, et ma hakkaks midagi võtma, millegiga keha toetama, siis see kindlasti peaks olema oomega, mitte kollagen esimese sammuna. Võib-olla niipidi. Et ja seal loevad ka seda, et palju seal jällegi need toimeained sees on, et oluline on võtta siis seda preparaati, kus ei ole 50 milligrammi neid oomegaid sees, et see ei tee nagu mitte midagi. Et meie keha baasvajadus naistel on juba üle 1100 milligrammi tegelikult. Et toiduga on seda keeruline saada. Need, kes kala söövad, siis need kasvanduse kalad ei ole väga head oomega-allikad, et need on kunsttoidu peal kalad nii-öelda, et seal seda loomulikku oomegat on üsna vähe. Nad vetikaid ei söö väga, nii et õigemini neil ei ole nagu kättesaadavad. Tegelikult oomega tuleb vetikatest. Ennem oli juttu sellest, et raseduse ja imetamisega naistel hästi palju vitamiine läheb kehast ju välja, et antakse nii-öelda ära, aga tihtipeale näiteks kollageen kindlasti on üks asi, mida ei tohi rasedad ja imetavad emad tarbida, et mida nemad võiks siis näiteks lisaks võtta, et oma keha toetada? Üks asi kindlasti on seesama oomega, on ju, nagu niiviisi sellepärast, et miks oomega, sellepärast, et oomegal on nagu kaks aspekti. Üks on nagu selline lihaste, kudede nii-öelda naha aspekt ja teine pool on seal see TH, on ju, üks on EPA, teine on TH, mis on seal põhiliselt. TH on see, mis on tegelikult seotud ajuga. Ja kui on raseduse ajal nii-öelda see beebi kasvatamine, kus suure osa tema kehamassist on tegelikult just nimelt see aju, päris nii suur, aga et siis see oomega on kindlasti hästi oluline nagu niiviisi, sest see mõjutab ka toitainete kättesaadavust raku sees. Rasedate puhul, ma rasedatega ju niimoodi ise oma spetsialiteedis nagu ei tegele, see on täitsa ämmaemandate soovitus. Nüüd tuleb meelde, mida mulle soovitati, et mine võta apteegist need rasedate multivitamiinid, on ju, et mis oli meeles, foolappe on ju, mida on vaja võtta, eks ju. Et ja kui sinna apteeki juba minna, siis võiks vaadata ju seda poolt, et jällegi, mis seal koostises on ju. Et tavaliselt need kõige odavama otsa omad on jällegi tühjemate mahuainetega, on sünteetiliste lisaainetega. On ju, tuleb võib-olla mängu see, et kas need nii-öelda vitamiinid, mis seal sees on, et kas nad on nagu nii-öelda loomulikku päritolu või nad on päriselt sünteesitud lihtsalt laborivärk, on ju. Et meie keha omastatavus on erinev, kas ta on selline naturaalne või ei ole. Et mida terviklikumalt suudad toituda, seda parem on.
et mingite aspektide osas on raseduse ajal see toetamine kindlasti oluline. Ma usun, et apteeker oskab ja ämmaemand oskab selle koha pealt kõige paremat soovitust anda. Nende multivitamiinidega üldiselt mina ise olen hästi skeptiline, sest et hästi palju on öeldud ka, et tegelikult meil kehal ei ole kõike korraga vaja ja kui sa kõike korraga sööd, siis ta tegelikult lõppkokkuvõttes mitte midagi ei omista, on ju. Aga millised on sellised vitamiinid, mida üleüldiselt et isegi ütleme, ideaalses maailmas me kõik toituks ülimalt hästi, on ju, me sööks hästi palju juurvilju, köögivilju, aga kui me seda ei tee, siis mis on need mingid kindlad vitamiinid, mida me nagu päriselt ka võiks siis nagu juurde tarbida, et mis kaasa aitavad? Et ma mõtlengi just nagu mitte multivitamiini, vaid mida siis keha tegelikult nagu nõuab. Tead, selle iluvitamiinide teemal vaata võib-olla, mida keha või nahk vajab, et mul on järgmine kolmapäev tulemas üks väga äge koolitus. Et keda see tegelikult see teema nagu päriselt huvitab, et mida siis erinevad toitained nii-öelda konkreetselt erinevad toitained teevad ja vitamiinid nii-öelda naha seisukohast, mis nad teevad, kuidas see toitainete omastamine üldse on. Et kas just seesama vaata, et ma multivitamiini väga ei usu, et kas me üldse sealt midagi kätte saame, on ju. Et kuidas see omastamine siis nagu nii-öelda päriselt toimib. Teen seda koolitust tegelikult koos toitumisterapeudiga nii-öelda. Et see on selline kahasse koolitused, kus tema siis keskendub natukene, toob sisse rohkem just nimelt seda toidust vitamiinide kättesaamise aspekti ja kus mina siis toon välja selle, et kuidas see nahk siis, juuksed, küüned, meil on nii palju probleeme, alates juuste väljalangemisest kuni siis nende murduvate küünteni on nagu üks aspekt, on ju, pluss eraldi veel nahahaiguste aspektid, alates aknedermatit, psoriaas, rosaatsiad, kuperosad, on ju, veenilaiendid, see kõik on tegelikult toitaine baasidega seotud. Tegelikult. Et seal on nagu seoseid, mida kõige rohkem on vaja ja kuidas neid asju kätte saame. Et tegelikult, keda see huvitab, tule kuulama. Et minu profiili kaudu selle lingi nagu leiab, aga kui ma niimoodi kiirelt niimoodi üle võtaks nii-öelda justkui kokkuvõtlikult, siis naha tervise seisukohast kindlasti on B-grupi vitamiinid, väga olulised, tsink, seleen. Et aga näiteks võtame näitena seleeni. Seleeni vajadus igapäevaselt on nii väike, et kui sa sööd ühe selle Brasiilia pähkli, siis on see norm täis ja küll ja veel. Küsimus on selles, et kas sa seda sööd. On ju? Jah, et kas sa seda sööd, et see ongi see, et ideaalis võiksime kõik ideaalselt toituda, aga päris elu on nagu ta on ju. Et minu võib-olla see kõige suurem aspekt alati ongi nagu see, et on olukordasid, kus ma nagu soovitan vitamiine võtta, aga pigem enne tuleb vaadata seda, et kas su keha tegelikult neid omastab. On ju, kas sa neid kätte saad ja isegi siis, kui sa toitud nagu väga-väga hästi, et ongi, et kas su keha ikkagi saab neid toitaineid kätte, sest ma näen väga palju kliente, kes tulevadki minu juurde, et hiljuti oli ka üks noor akneklient, selline 15-16 vanusega. Vereanalüüsid on arsti juures kõik tehtud. Kõik näidud justkui on normis. Perearst ütleb ka, et sul kõik on jumala hästi. Selles mõttes, et ühtegi põhjust ei ole, aga ometi noor näost mädaneb. Sõna mõttes oma mädapunnidega, on ju. Et nahk on punane, mädane, et midagi on ju ikkagi korrast ära. Et tegelikult need vereanalüüsid ka, mis tehakse vereplasmast. Vahest on see, et seal plasmas on kõik ujub ringi mööda keha ringi nii-öelda ainetena, aga rakk ei saa kasutada. Võtta siis on nagu ilma, on ju. Siis tuleb see omega appi. Omega paneb need rakud tööle nagu niiviisi. Et kui sa hakkad lihtsalt võtma neid vitamiine, siis võibki olla see, et sa ei saa neid kätte. Et siis sa teed lihtsalt see on nagu tühi töö, on ju. Ja just, ma lisasin selle sinu tulevase koolituse lingi ka Facebooki chati, nii et jälgijad, kes tunnevad huvi, siis saavad selle info kohe kätte. Aga meil nüüd üks kuulaja on küsinud vahepeal, et mida soovitad juuste hõrenemise ja väljalangemise osas? Kas on üldse midagi, mis me saame teha? Juuste väljalangemise teema osas tegelikult on seal on samamoodi võib-olla B-gruppi võib-olla seal taga. Rasvapete teemat on seal taga. Kas seal on mingisuguseid peanaha probleeme veel? Vaata, vahest mõndadel on ka selliseid kuivasid laikusid või sügelevaid laikusid tekib peanahale. Et seal võib olla nii, kuidas öelda, liiga tugevat pesuainete kasutamist, sellepärast, et naha kaitsebarjäär on rikutud peanaha oma. Et väga palju on selliseid vahuained, on ju. Et mis tegelikult nagu koorivad ja ühelt poolt koorivad ja teiselt poolt umistavad selle peanaha ära niimoodi, et hakkavad tekkima nagu probleemid. Et tehakse peanaha uuringuid.
kas see on see trihholoogia keskus äkki või? jah, jah. Jah, et ma isegi, et kui ikkagi see probleem on nagu pikemat aega olnud, võib-olla isegi minna nagu analüüsima, vaatama korraks, mis seal nagu on ju. Tsink on juustega seotud. Jällegi B-grupi vitamiinid on seotud. D-vitamiin on seotud ju nagu peanaha probleemidega, juustega ja D-vitamiini puhul on huvitav ka see, et ta tegelikult peaks olema kasutatud koos magneesiumiga. Ega võetakse küll väga palju D-vitamiini niisama, aga tegelikult oma kehas funktsionaalsuse mõttes selleks, et ta imenduks päriselt, on ta magneesiumiga sünergias peaks töötama. Et seda nagu ei ole ja magneesiumi puhul on ka nagu väga palju erinevaid vorme, et seal peab ka vaatama, mis vormis ta on, et on vorme, mis tekitavad ainult kõhulahtisust praktiliselt, et ta on nii vähe imenduv, et pigem ei ole soovitatav. Äkki magneesiumoksiid oli see, mida ei tasuks võtta, mida keha lihtsalt ta ei omasta seda hästi, aga väga paljudes odavama otsa preparaatides on ja lisatoidus või tablettides, et kipub olema just see odavam variant sees nagu. Et aga magneesiumit on hästi erinevaid vorme, mida mõnes mõttes, et mida nagu laiema spektriga on selles preparaadis neid magneesiumi erinevaid sees, seda kasulikum see kehal on. Kergemini ta saab erinevaid aspekte täidetud. Ja, aitäh sulle. Ma küsin nüüd lõpetuseks veel noortega seoses just, et meil võib-olla grupis siin väga palju noori ei ole, aga kindlasti on mõni ema meil võib-olla siin, kelle nooruk on kodus mures just nende puberteedi ja võludega. Ehk et siis see pidev akne ja vistrikud, et kuidas noortel, mida nemad oma naha jaoks üldse ära teha saaksid, sest ma olen ise noorena samamoodi kogenud seda, et ükskõik, mida sa teed, mitte miski ei aita, ükski ravi ei aita ja lõpuks oled sa ikkagi oma nende pidevalt põletikas vistrikega hädas. Noorte puhul on ikkagi praegu väga palju on toitumisest, aga mul on endal ju kodus 15-aastane ja 13-aastane, ma näen seda nooruki aspekti väga hästi. Ja kui piisavalt palju käia ja õiendada nahaspetsialistina oma laste kallal on ju, et siis nad lõpuks juba tahavad juba tukkasid ette lõigata, et ema, et jäta juba rahule, jäta mind rahule. Aga toitumise foon on ikkagi väga tugev noorukite puhul. Lehmapiimatooted, suhkur, kõik selline rasvane rämps nagu niiviisi tegelikult ikkagi mõjutab nahka. Ja nahahoolduse osas näiteks minul endal on praegu kontrollitud tooted, mis töötavad väga hästi noorukisari on Piiretix. See on minu Naturee seal e-poes on olemas, eraldi akne suunal on olemas ja noorukite akne puhul jällegi see naha pH taseme allaviimine, sest miks akne tekib võib-olla, nagu ma korraks kiirelt nagu võtan kokku, on see, et ühelt poolt on nahapind, seal on liiga palju naharakukesi ja ta nagu ummistub ära. See poorist ees tekkiv rasu ei pääse sealt välja. Kosmeetikaga me teeme korda selle nahapinna probleemi, et on vaja happelisi tooteid. Et näiteks Piiretixil ongi õrn puhastaja, mis ei kuivata nahka nooruki puhul. Seal on akneseerum, mis koorib naha ära niimoodi, et need poorid, kus tal on see korgikene otsas, et see kork sealt nagu lahti saada, et nahk saaks ise puhastuda. Ja teine asi on siis taastav niisutav kreem. Kõik on hästi hea hinnaga nagu nii, just nooruki aspekti koha pealt ja hästi ja päriselt puhta koostisega. Ja üks aspekt on siis akne puhul ja noorukite puhul see nahahooldus ja see peab olema regulaarne. Nende puhul on vahest on see, et nad ei suuda õhtul seda nägu pesta. Samas tüdruk tahab hommikul kohe ikka meigi peale visata. See õhtul on vaja ära puhastada probleemse naha puhul. See ei tohi jääda nagu, mulle meeldib nagu marineeruma sinna naha peale. Et ta öö otsa istub, on ju. Voodipesu vahetamine. Hästi tihe korralikult, et oleks see padjapüüride vahetamine. Siis seespoolt lehmapiimatooted välja, suhkur välja, rasvane rämps välja. Need lehmapiimatooted on sageli kõige keerulisemad, sellepärast, et siin all ei ole piim, vaid siin on kohupiim, kohukesed, kodujuust, hapukoor. Noored poisid armastavad pelmeene hapukoore unnikuga, niiviisi. Ja kui ikkagi jääb hätta nende väikeste muutustega, siis variant on tulla ka minu juurde veebikonsultatsiooni. Need on üle Eesti saab teha, et Zoomis saab konsulteerida, mida olete proovinud ja kui ei ole ise ikkagi jagu saanud, siis võib-olla peab vaatama ka natuke sügavuti rohkem, et miks siis ei ole jagu saanud. Ja vahest on ka nooruki enda jaoks abiks see, kui temaga räägib keegi teine kui ema. On ju, et sa pead seda tegema või toda tegema, et kui ikkagi keegi teine sulle täiesti kolmas isik ütleb, et probleem on nüüd selles, sa pead tegema seda sellepärast, et on ju, miks? Sest enda töös ka ma keskendun ikkagi sellele, et kui ma klienti konsulteerin, siis et miks sa seda tegema pead. Kui sa saad sellest nagu põhjusest seal taga tegelikult aru, siis ei ole ka väga keeruline nendest kohukestest loobuda, ütleme nii.
Jaa, muidugi. Üks kuulaja on vahepeal küsinud veel, et millist omega-3 preparaati soovitad? Mina ise töötan Sinsino-toodetega, et minu kaudu saab ka väga kvaliteetset sellist terapeutilise kontsentreeritud sisaldusega omegat, mis on tehtud väikestest kaladest. Kindlasti vältida suurte kalade õlisid, vältida kalamaksaõlisid ja jälgida, et seal oleks ka antioksüdandid sees, mis hoiavad selle õli nii-öelda rakule nii-öelda omastatavana. Et kui sa kahtlustad ise, et sul võiks seda vaja olla, sa ei ole päris kindel, siis kirjuta mulle julgelt, et võid Messengeri ka väga ilusti kirjutada, et miks sa tahad võtta ja seda tuleks võtta kehakaalu järgi. Et see, et võtab 47-kilone naine või tütarlaps, võtab 1 kapsli päevas ja siis 95-aastane härrasmees võtab ka 1 kapsli päevas, see ei tööta nii. Et kehamassi järgi tuleb võtta, et seal on nagu aspekte juures, et kirjuta mulle julgelt. Jaa, ja üks kuulaja küsib veel piimatoodetega seoses, et kui noortel, et kui nad peaksid piimatooted välja jätma, et kust nad siis oma selle kaltsiumi saavad? Siis ma soovitan nüüd minna Google'isse ja panna sisse nii-öelda kasvõi taimsed või mis kaltsiumi, parimad kaltsiumiallikad. Tegelikult natukene oma silmaringi laiendada. Ma annaks sellise mõnusa konkreetse juhise, sellepärast et piimatooted ei ole ainukesed sugugi mitte ainsad kaltsiumiallikad, nagu et võib-olla lihtsalt natukene lugeda juurde, milliseid allikaid veel on ja nii muutub see muutuse tegemine enda jaoks nagu lihtsamaks. Jaa, aga suur aitäh sulle. Siit minu meelest tuli väga palju häid nõuandeid, mida nüüd ise rakendada ja nii näohoolduses kui ka üldiselt võib-olla vitamiinide osas. Et ja super, suur aitäh sulle. Väga informatiivne live oli meil täna. Ma väga-väga tänan selle võimaluse eest, et väga tore oli siin olla. Ma loodan, et see oli kellelegi väga kasulik ja kui sa tunned ise, et sa oled oma nahahooldusteemadega või mõne murega pikka aega ise pusinud, siis kasuta julgelt minuga konsulteerimise võimalust, et ma hea meelega aitan. Vahest piisabki ainult sellest, et pool tundi vestelda ja sul on juba suund selge, mille poole vaadata või mis on olnud need kitsaskohad, miks sa ei ole ise asjadest jagu saanud. Aitäh! Kui ma ei eksi, siis sul oli täitsa isegi tasuta tutvumiskõne. Kas oli nii? Ja nature.ee/vestlus on tegelikult 45 minutit need nii-öelda sobivusvestlused või väljaselgitamise vestlused, et mis sul seal taga on ja kas mina oma toodete või lähenemistega saan sind aidata, on tegelikult tasuta ja et seda võimalust võib kasutada. Ja me seda e-poe linki jagasime ka ennem siia chati, nii et julgelt saab vaadata siis sealt vestludega see kas või kokku leppida tutvumiskõne. Ja. Väga tore. Super, aga suur aitäh sulle, et sa täna pühade ajal meile laivi tulid ja nii äge, et täna meil oli nii palju ka kuulajaid, vaatamata sellele, et täna on püha ja inimesed on kuskil juba võib-olla mõtetega seal nädalavahetuse lainel. Super, aitäh! Ja aitäh, tšau!